tere! Täna me õpime trigonomeetria põhiseoseid. Nüüd, kui aus olla, siis trigonomeetria on nagu täiesti mõttetu teema, mis on ainult õpetajate välja mõeldud selleks, et lapsi kiusata. Tähendab, trigonomeetria on tegelikult hästi kasulik teema. Seda kasutatakse näiteks konstruktsioonis ja arhitektuuris, aerospace navigatsioonis ja okeanograafias ja Siin on esimene trigonomeetria põhivalem. Siinusruudus alfa pluss koosinusruudus alfa võrdub 1. Seda võib ka niimoodi seletada. Tähendus sama, aga järjestus täiesti teine. Võtame ühe näidisülesande. Siin me saame ühe lahti kirjutada. Koosinused taanduvad ära. Ja meil jääb ainult siinusruudus alfa jagatud siinusruudus alfaga, mis on ju 1. Milline kokkusattumus. Nüüd, kui sul on vaja korrata või sa arvad, et mina ei õpetanud sind piisavalt, siis siin on 3 ülesannet. Tehtud või? Nagu ma ei tea, miks ta ei öelnud seda, aga te võite pausile panna. Nagu, see on okei, kui te panete pausile. Nagu see on nagu elementaarne. Väga hea. Järgmisena on meil 3 valemit, sest teie olete väga nupukad õppijad ja me usume teisse. Mitte sellepärast, et meil väike ajalaheta on. Kõigepealt meil on kootangens alfa, mis võrdub koosinus alfa jagatud siinus alfaga. Järgmisena on meil tangens alfa, mis on sama asi, aga teistpidi. Milline kokkusattumus? Võtame 3. Tangens alfa korda kootangens alfa võrdub 1. Päris lahe. Seda võib ka teistmoodi kirjutada niimoodi. Sellepärast, et tangens alfa ja kootangens alfa on omavahel pöördvõrdelised. Mis see tähendab? Kes teab? Igatahes võtame ühe näidisülesande, nii nagu enne. Siin on meie ülesanne. Kõigepealt me peame tangensi ja kootangentsi lahti tegema. Niimoodi. Siis me saame need siit keskelt ühisele nimetajale võtta ja meil tuleb omada. Aga kuule, me oleme ju näinud seda. See on esimene põhivalem. See tuleb ju 9. Siis koosinus alfa ja siinus alfa lähevad siia üles, sest me korrutame ja me saame siukse asja. Ja kuule, need ju taandavad ära ja me saame jälle 1. Trigonomeetria on ikka nii lahe. Nüüd, te teate jälle. Kordame. Siin on 3 ülesannet. Tehtud. Väga hea. Siin on vastused ja lihtsalt ütlen targematele teist. Teil pole seda vaja, aga nõrgemad. Siin üleval on väikene cheat sheet. Ära õpetajale räägi. Nüüd viimaseks, aga mitte hapu viimaseks, on need 2 valemit. Tangens ruudus alfa pluss 1 võrdub 1 jagatud koosinus ruudus alfaga. Kootangensil on umbes samalaadne asi, aga see võib tunduda veidi crazy, eriti minu poolt öeldud, aga sul pole neid tegelikult vaja. Kas ma seletan? Kui me võtame selle esimese, me saame tangensil lahti kirjutada, nii nagu me õppisime, ja siis me saame nad võtta samale nimetajale ja see on ju esimene põhivalem. Ja siis see võrdubki 1 jagatud koosinus ruudus alfaga, aga ma ei tea, kui me siit nagu ära võtame selle, siis midagi seest hakkas kriipima. Kes teab? Kokkuvõtteks, siin on kõik trigonomeetria põhivalemid. Tavainimesel on eluks vaja ainult 3 neist tegelikult. Siinus ruudus alfa pluss koosinus ruudus alfa võrdub 1. Tangens alfa võrdub siinus alfa jagatud koosinus alfa ja kootangens alfa võrdub koosinus alfa jagatud siinus alfaga. Aga nendega sa meie klubisse küll ei saa. Ja kui sa päriselt lahe tahad olla, siis sa pead ikka neid teisi ka teadma. Sest vaata, need on tegelikult hästi huvitavad. Sest nagu, neid saab kasutada... Näed üles või ma lasen. Siin on viimane ülesanne. Lohendage see kähku ära. Nad said juba 1 kätte. Nad tulevad mulle ka järele. Aga me oleme juba liiga kaugele tulnud, et nüüd lõpetada. Pärast seda, kui trigonomeetria mu silmad avas, ma sain kõigest aru. Nad tulevad kohe. Nad on juba siin. Nii, kuidas video oli? Eks ta üks jama oli.